tere kõigile, teiega on Kristel, 9. detsember 2025 ja siin on tänase päeva 3 kaarti, valige siis 1, 2 või 3 või küsige oma 1, 2 või 3 küsimust või soovige oma 3 soovi või kuni 3 soovi, esimene kaart juba jõudis meieni. Või valige kaart, mis resoneerus kõige paremini tänase päeva energiatega või hoopiski valige igast päevast 1 kaarti, kuulake ära, mis kaartidel teile rääkida on. Tänane esimene kaart on sauade rüütel. See on äärmiselt hea kaart millegi uuega alustamiseks. See on selline kaart, kus täna ei saa mitte midagi valesti minna. Kas te teete midagi esimest korda või hoopis teistmoodi kui tavaliselt või alustate mingi uue projektiga? Võib-olla lihtsalt leiate midagi, mis paneb teil silmad särama, mis teid vaimustab, inspireerib ja see on väga okei. Ja kui te tunnete, et te tahate seda teha, hakake seda tegema. Ideaalne aeg. Kaart number 2. Kukkus välja 2 kaarti üheaegselt. Esimene neist on mündide 4. Ütleb, et te ei taha jagada, teil on kõik teie ressursid on teie enda kontrolli all. Ja te tahate neid kasutada täpselt nii, nagu teie heaks peate. Mitte midagi jagamata. Mitte midagi välja andmata. Ja siin on ka see, et enne, kui te midagi välja annate, peate olema veendunud, et te sealt ka midagi vastu saate. Ja selle kaardiga koos kukkus välja müntide 3, mis on koostöökaart. Siin on nüüd päris mitu võimalust, kuidas need kaardid võivad koos mängida, sellepärast on ka meisterlikkus. See võib tähendada, et te olete natukene ihne, ei taha jagada oma koostöötajatega, aga saate aru, et teil tuleb teha koostööd, teil tuleb jagada. Teine võimalus on see, et te teete koostööd, aga te ei tea, kas teil oleks tarvis jagada nende inimestega, kellega te koostööd teete, omi ressursse. Te ei ole vist ära otsustanud. Suhetes need 2 kaarti mängivad välja pigem armukadeduse peale, sest see kaart on armukadedus. Te ei taha oma partnerit kellegagi jagada, aga siin on koostöö. Te peate aru saama, et mõlemad te olete isiksused ja mõlemad teevad oma asja. Teile mõlemil on oma elu. Te olete üksinda oma elu peategelased kumbki. Te ei saa seda rolli teise käest ära võtta. Ja kolmandaks kukkusid täna välja 2 samamoodi väga huvitavat kaarti. Esimene neist on mõõkade 3, mis on südamevalukaart. Midagi on teie elust täielikult nüüdseks otsa saanud. See on kas koht, kuhu te enam tagasi ei saa minna, kas vanemate maja näiteks, või on see suhe, mis on läbi saanud. Harva võib see ka sümboliseerida surma ja see on selline kaart, et see olukord, kuhu te enam tagasi pöörduda ei saa, see teeb teid äärmiselt kurvaks. See võib ka tähendada muretsemist tõepoolest selles suhtes, et te ei tea, kuidas sellest olukorrast välja tulla. Aga see kaart kukkus välja koos karikate poisiga. Karikate poiss on unistaja. See on niisugune noor õpipoisilik energia, kes unistab, kes loodab, kes tahab, kellel on grandioossed plaanid, isegi võib-olla utoopiliselt suured. Ja võib-olla see näitab, et selle südamevalust välja tulla, teil tuleb teha suuremaid plaane, kui te suudate ette kujutada. Või tähendab hoopis seda, et te unistate taga või nutate taga, et te olite kunagi selline unistaja või hoopis mõne suure plaani luhjumist. Siin on tõsiselt mitmeid valikuid. Võimalus on ka see tegelikult, et endast märksa noorem partner, kellega te lootsite rohkem tulevikku, ei pruugi teile tähelepanu pöörata. Või ütleb, et sorry, et sina seisad siin, aga vaata, kus on minu plaanid. Sellised kaardid